aastatuhandetel mäletan ma, et Volkswagen Touaregist räägiti kui ühest klassikalisest eestlase rahvaautost. Küll aga aja möödudes eelistab enamus eestlasi tänasel päeval osta Tauregi asemel hoopis T-Crossi või heal juhul Golfi. Kas äsja värskenduse üle elanud Taureg on suuteline taastama oma rahvaauto staatuse Eestimaale? See selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaasa olema naisluksele proovisõidule. Selline Taureg nägi ilmavalgus 2018. aastal ja erilisi ilulõikusi pole tal osaks langenud, on tal küll olemas vägevad LED-matrix esituled, millesse on küll mõnedel uutel Tauregidel tekkinud juba kondensvett, mis võib nii mõndagi öelda selle auto vastupidavuse kohta. Ja küll aga on olemas LED tuleribad ees ja taga, mis ühendavad nüüd tulesid ja ka Volkswageni logo on elendav ja pagasrumi mahub 810 liitri jagu asju, mis on omajagu parem kui konkureerival Audi Q7, kellel on ruumi 650 liitri jagu. Küll aga pean ma sind kurvastama, kui sa võtad pistikhübriidi versiooni, saad sa küll puhtalt elektriol sõita kusagil 40 kilomeetrit, kuid kahutad pagasrumi mahtu üle 100 liitri jagu. Tagaistujatel on jalaruumi hästi, kuid võiks isegi rohkem olla, ega pearuumi võiks rohkem olla, eriti kui sul on panoramkatusega mudel. 4-tsooni kliimat saab talle küll, aga ja ka keskmisel reisil on seal üsna ebamugav ja ka oma sülearvutit saad sa seal laadida ja istmeid saad sa nihutada edasi-tagasi ja ka istmekallet muuta küll, aga manuaalselt, ja kui sa tahad seda teha elektriliselt, siis peab Volkswagen sulle ütlema, et mine osta endale mõni Mercedes või BMW. Interiööris on olemas paremad materjalid, natukene seal on olemas 15-oline multimeediasüsteem, mis on natukene segasevõitu ja 12-oline digitaalne näidikupaneel, mis on nüüd igas varustuses, kui eelnevalt pidid sa nende hüvede eest maksma head lisaraha ja istmed on seal ka üsna head, 360-kraadine kaamera on olemas, küll aga võib nuriseda rooli peal olevatele puutetundlikute nuppude kohta ja lisaks on ka kindalaegas üsna väikese mahuga, ilmselt selle tõttu, et igast multimeedia tarkvarad ja süsteemid võtavad sealt juba liiga palju ruumi ära ja sõidurežiimid on tal olemas ka. Volkswagen Taureg on alati nelikveoline ja ühendatakse ta alati 8-käigulise klassikalise automaatkäigukastiga ja V8 mootoriga ja rõõmusta juba sind juba ta mõnda aega. Olemas tal 3-liitrine V6 turbobensiin 340 hobujõulisena või pistikhübriidina 380 või 460 hobujõulisena ja 3-liitrine V6 diiselmootor on olemas 230 või 286 hobujõulisena. Küll aga pakub temal konkureeriv Audi Q7 V8 mootorit ja on ka üle 6000 euro odavam, ehk Audi Q7 saab kätte kusagil 68 000, ka küll aga peaks see maksma selle Tauregi eest 74 kilo vähemalt lauale laduma. Ehk miks sa peaksid üldse endale Volkswagen Tauregi ostma, kui juba vägevam Q7 on odavam, aga võib-olla ainult siis, kui sa näiteks oled mõni ülikooli õppejõud ja oled sa elu jooksul kõrvale pannud hulga raha ja mõtled, et jah, tahaks küll seda Audi Q7, et oleks ilgelt lahe, kuid samas pead sa endale peeglisse vaatama ja tunnistama, et oled sa siiski õppejõud ja teised peavad ikkagi nägema, et auto, millega sa sõidanud, väljendab sinu haritluslikku ja väljapeetud olemist ja kui sa ostaksid endale Q7 Audi poolt, võiks sa tunduda kuidagi natukene sellise võib-olla rumalana või tobedana, aga see Taureg sobib sulle hästi, kuid palju meil neid õppejõudusid ikka on ja ma arvan, et sellest Tauregist enam õiget rahvaautot ei ole ja kas ta üldse edasi elab, seda me näeme, aga selline oli sellekordne naislukselu proovisõit ja kohtume juba nädala pärast. Liigelge ikka turvaliselt.